Ja. Tere kõigile. See on neljapäeva õhtul. Ja kus oleks parem koht olla kui neljapäeva õhtul koguduses. Amen. Et kuulda Jumala sõna. Sest Jumala sõna läheb meil vaja iga päev. Iga päev. Amen. Sest Piibel ütleb ka väga selgelt, et see ei ole lihtsalt midagi, mida me loeme või mida me kuuleme või see on meie elu. Amen. Ja meil on vaja seda absoluutselt iga päev. Ja rohkem. Ja tegelikult, mida rohkem me kasvame, me hakkame rääkima täna vaimulikust kasvamisest. Mida rohkem me kasvame Jumala asjadest, seda rohkem meil peaks tegelikult koitma see arusaamine, et kui palju ma vajan Jumalat. Amen. Mida rohkem me edasi läheme, ma ei taha endast ette jõuda, aga vast lapsed on niimoodi, et kui nad jõuavad teatud ikka, nad ei ole võib-olla enam mingisugused beebid või nii-öelda tited, nad on ikkagi juba lapsed või hakkavad seal juba ka lähevad kooli ja siis tuleb see periood kuskil, kus nad arvavad, et nad teavad kõike. On ju? Aga me ei tohi kunagi, me võib-olla käime läbi nendest perioodidest ka vaimulikus elus, aga me peaks ikkagi minema edasi, me ei tohiks jääda sellesse kohta, et me arvame, et me teame kõike, et meil ei ole rohkem midagi vaja. Meil on iga päev rohkem vaja. Amen. Ja lähme palume ja siis vaatame, mis Jumalal on täna meie jaoks. Ja Isa, me täname sind, et tõepoolest, Isa, igal päeval sul on meie jaoks rohkem ja rohkem, Isa. Rohkem meiega jagada, Isa, rohkem, mida me ei saa panna, isegi rohkem, kus võib-olla meid korrigeerida ja meid juhatada ja õpetada. Ja see on kõik ainult ühel eesmärgil, et me võiksime kasvada ülesse. Ja Isa, me täname sind selle töö eest, mis sa oled tegemas igaühe meie südames. Sest et see on sinu igatsus ja sinu tahe, Isa, et sinu kogudus, et sinu perekond kasvaks ülesse ja saaks tugevaks ja saaks täieks meheks. Ja Isa, me täname, et sa oled tõepoolest iga päev tegemas meis seda tööd, et me jõuaksime selle eesmärgini, et me teostaksime sinu tahte ja sinu plaani, Isa, siin maa peal. Isa, me täname sind selle eest, me täname sind sinu sõna eest, et sinu võidmine ja püha vaim aitab, et tuua see ilmutus, Isa, sinu sõnast meie südameisse. Et me võiksime näha asju, mis meil on vaja näha. Et me võiksime mõista asju, mis meil on vaja mõista. Et me võiksime kasvada. Ja me täname sind, Isa, selle eest Jeesuse nimel. Amen. Amen. Me peame aru saama sellest, et kuivõrd me oleme sõltuvad Jumalast. Kõiges. Igas asjas oma elus. Sõltuvad täielikult Jumalast. Et miks Jumal andis püha vaimu meile? Mitte lihtsalt sellepärast, et meil oleks tore öelda, et püha vaim elab minu sees või et ma räägin keeltega. Ja see ei ole see ainus põhjus, miks meil on püha vaim antud. Miks? Sest et me oleme sõltuvad temast. Amen. Me näeme isegi Jeesus ka, kuidas ta kogu aeg ütles, et ma teen ainult seda, mis ma näen Isa tegevad. Ma räägin ainult seda, mis ma kuulen Isa rääkivad. Ja mis see oli? See oli nii sõltuv pühast vaimust. Sest jälle, isegi kui Jeesusel oli vaja püha vaimu oma ellu, et teostada Jumala plaani, kui palju enam meil. Amen. Ja me ei tohi olla nii sinisilmsed, et me kuidagi jätame ta tööta. Sest püha vaim on meiega, et teha ühte tööd meie elus. Amen. Me ei tohi jätta teda tööta, sest et ta tahab teha tööd meie sees iga päev ja kogu aeg. Et me võiksime kasvada ja areneda. Lähme keerame, me siis räägime täna vaimulikust kasvamisest ja lähme keerame alguses Efeslaste kirja. Efeslaste kirja 4. peatükk ja alustame siit. Ja ma loen 11. salmist. Ja räägib siis, et ja tema on pannud, Jumal siis on pannud mõned apostleiks, mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumi kuulutajaks ja mõned karjaseiks ja õpetajaks. Nüüd inimesed vahest, väga paljud kristlased, nad kogu aeg nagu pürgivad sinna viiesesse teenistusse. Et see on nagu kuidagi see nagu mingisugune staariks olemine maailma mõttes. Esiteks ei ole. Jumala kuningriigis ei ole staare, vaid igalühel on oma roll ja oma osa. Amen. Ja väga paljud inimesed tahavad ja pürgivad sinna, aga sa näed siin, et ta ütleb seda, et ta on pannud mõned. Amen. Et sellest üldpildist, need, kes on viieses teenistuses, need on tegelikult mõned.
Amen. Ja meil on vaja kõiki. Meil on vaja kõiki Kristuse ihus, et igaüks oleks oma rollis, nii et me ei tohi nagu pressida ja pürgida kuhugi, mis ei ole meie koht. Amen, sest et me kukume seal läbi nagu nii. Nii et ta on pannud siis mõned 12. salm, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Nüüd jälle, sa näed seda, et see viiene teenistus, nii-öelda nagu me siis nimetame seda, apostlid, prohvetid, evangeeliumi kuulutajad, karjased õpetajad või pastorid ja õpetajad. Me näeme seda, et nemad on varustatud taevase varustusega, mille jaoks, et pühi inimesi valmistada. Milleks? Abilised tööle. Ja väga suures osas Kristuse ihus tegelikult üle maailma on see arusaamine täiesti vastupidi. Et kristlased mõtlevad seda, et need, kes on viieses teenistuses, nemad peaksid tegema kõik töö. Ja mina tulen kohale ja kuulan. Ja see on täiesti vastupidi. Sest et Jumal on pannud paika selle viiese teenistuse. Miks? Et nemad võiksid valmistada Jumala rahvast. Et nemad teeksid selle Jumala riigi töö. Amen. See on viiese teenistuse osa, et valmistada inimesi selleks tööks. Amen. Igal ühel on oma töö teha, oma osa anda Jumala kuningriiki. Kristuse ihu üles ehitamiseks. Kristuse ihu ei saaks üles ehitatud, kui kristlased ei tee oma osa ja ei tee seda Jumala riigi tööd, mis neile on antud. 13 salm, seniks, kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Nüüd me näeme seda, et mis on see eesmärk, miks on pandud paika need 5 teenimisandi ja miks Jumala rahvast on vaja valmistada selleks tööks. Miks? Üks asi on Kristuse ihu ehituks ülesse. Ja nüüd on see üks eesmärk, et me kõik kasvaksime ülesse. Ja ta ütleb, mis Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda. Mis see tähendab? See tähendab seda, et nii nagu ütleme loomulikas maailmas, sa näed tihti seda, et kui seal on perekond, eks ole, on isa, on lapsed, eks ole. Ja nüüd need lapsed, need tahavad, pojad alati vaatavad oma isa poole ja ma tahan ühel päeval kasvada nii suureks kui sina isa. Ja need lapsed käivad seal selle uksepiida juures ja tõmbavad neid kriipsusid, eks ole, et näha, kuidas nad on kasvamas. Et jõuda sinna, kus see isa on. Et see on nende eesmärk, et saada nii suureks meheks nagu isa. Aga nüüd, kes on meie eeskuju, kes on meie nii-öelda mõõdupuu? See on Kristus. Amen. Meie ei tohi vaadata teiste inimeste peale, teiste kristlaste peale. Piibel ütleb seda väga selgelt ka, et me ei tohiks üksteist võrrelda. Amen, sest et meil kõikidel on eri roll, eri osa Kristuse ihus teha. Ja me ei tohi üksteist võrrelda, sest et seal on 2 varianti, kas me muutume väga nagu selles mõttes, et meil tuleb see tunne, et ma ei ole keegi ja ma ei suuda midagi ja ma ei oska midagi. Tuleb alaväärsuskompleks või tuleb uhkus. Mina olen see ja need ei tea midagi, need ei oska midagi. Et seal on 2 seda kraavi nii-öelda, kui me hakkame võrdlema üksteisega. Aga me peame ennast võrdlema Kristusega. Amen. Ja nüüd ta ütlebki, et me peaksime tegelikult kasvama ja see peaks olema meie pidev areng Jumala nii-öelda, et me vaatame kogu aeg Jeesuse peale ja me mõõdame ennast temaga. Amen. Sest ta ütleb seda ka, et Jumala sõna on tegelikult, eks ole, mis ta oli? Sõna sai lihaks, on ju? Kristus ja sõna on üks. Nüüd, kui me vaatame Jumala sõnasse, nagu ta räägib ka, et Jumala sõna on nagu see peegel, et me vaatame ennast nagu sellest peeglist. Amen. Jumala sõna on see meie mõõdupuu. Kristus on meie mõõdupuu. Et kui me vaatame, kui me loeme Jumala sõna, kui me uurime Jumala sõna, kui me kuulame seda, nüüd meil on kogu aeg nii-öelda nagu see standard on meie ees. Amen. Ja me kogu aeg näeme neid osas ja neid alasi oma elus, kus ma ei ole veel seal, kus ma peaks olema. Amen. Järelikult mul on võimalus edasi minna.
mul on võimalus kasvada, mul on võimalus areneda. Aga sõna on see, mis on meie ees ja see ongi Kristus. Amen. Tema on meie mõõdupuu ja me võrdleme ennast kogu aeg temaga ja vaatame, kus ma saaks jälle ehituda või parandada või lihvida midagi, et saada nagu tema. Amen. See peaks olema meie kristliku elu üks eesmärke, muutuda Kristuse sarnaseks. Amen. Tema on meie mõõdupuu. 14. salm ütleb, ega jääks enam väetimaks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules, inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksi õpetusse võrgutamiseks. Inimeste poolt võib tulla igasuguseid asju. Ja see on turvaline koht, kui me oleme kasvamas üles Kristuses. See on turvaline koht. Miks? Sest et me hakkame nägema, mõistma asju, me tabame ära, mis on tõde, mis on vale. Me ei ole enam nagu need titad, kes ei saa mitte midagi aru, kes on näinud väikest beebit, kes võib-olla juba on õppinud roomama ja roomab mööda põrandat ringi. See tähendab, mida iganes ta sealt põrandalt võib leida või sealt toanurkadest. Ja väiksed lapsed või beebid, nad on huvitavad, sest et ainukene nagu siuke kontaktpunkt neil on see, et nad tahavad kõiki proovida. Kõik läheb suhu kohe. Kõik käib nende maitse meele järgi. Nii et kui seal, ma ei tea, roomab ringi mingi see või ämblik seal nurgas, kõik läheb suhu. Kõik on vaja proovida, aga äkki on hea. Ma ju ei tea, on ju? Aga kristlasena see ei ole turvaline koht, kus elada. Et me tahame kõike proovida ja kõike maitsta. Äkki maitseb hästi. Ei, see ei ole turvaline. Amen. Ja sellepärast ka meil on vaja neid kasvatajaid, neid õpetajaid. Amen. Neid pastoreid, need, kes meid juhatavad, need, kes meid õpetavad, need, kes ütlevad meile, ära seda suhu topi. Amen. Või isegi vahest nii-öelda napsavad midagi meie näpu vahelt ära. See ei ole hea asi, mida süüa. Et meil on vaja neid. Amen. Meil on alati vaja. Isegi, ütleme, kui meie ise oleme viieses teenistus, meil on ka vaja neid, keda me saame kuulata, keda meie saame järgida. Amen. Meil peab olema alati keegi nii-öelda, kes teab rohkem kui meie Jumalast. Amen. Sest kui sinu nii-öelda tutvusringkond või sinu sõprusringkond on ainult inimesed, kus nii-öelda terves seltskonnas võib-olla sina tead kõige rohkem, siis see ei ole enam hea koht. Amen, sul on vaja alati kedagi, kes teab sinust rohkem, kes saab sind suunata, kes saab sind juhatada, kes saab sulle anda vaimulikku tarkust. Amen. Nii et Jumal ei taha, et me jääme beebideks. Ja me sünnime Jumala kuningriik ja see on üks julgustav asi, sest et kui me isegi mõtleme, kes iganes läbi ajaloo, üle kogu maailma, võib-olla kõige isegi tuntumad nii-öelda nimed, keda me võiksime nimetada Jumala kuningriigis, keda me kõik teame, kes on olnud nii-öelda Jumala kindralid, nimetame, siis nad kõik on alustanud ühest ja samast punktist. Täpselt samast punktist, kust meie kõik. Amen. Sest et igal ühel meil on olnud see hetk ja see päev, kus me oleme saanud päästetud. Me oleme võtnud Jeesuse vastu oma issandaks ja me alustame nii-öelda nullist oma vaimuliku kasvu. Amen. Täpselt, me oleme kõik olnud vaimulikud beebid. Aga Jumal ei taha, et me jääme sinna. Ta tahab, et me hakkaksime kasvama, arenema. Amen. 15. salm ja ütleb, et vaid, et me tõtt taotelles armastuses kasvaksime kõige selle sisse, kes on pea, Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil, vastavalt iga üksiku liikme tegevusele, tema mõõdu järele. Nii et me näeme, et iga liige peaks olema tegevuses, tema mõõdu järele. Üks teeb ühte asja, teine teeb teist asja. Üks tundub, et apikene, kuidas ta jaksab kõike seda teha, sest tundub, et ta teeb nii palju. Ja võib-olla mõni mõtleb, et ma ei tee nagu väga midagi erilist, aga see on täpselt igal ühele tema mõõdu järele. Amen. Ja kes teeb, et ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. See, kus eesti keeles 15. salmis ütleb, et me tõtt taoteles armastuses kasvaksime kõigest selle sisse, kes on pea.
Inglise keeles ta ütleb siin natukene võib-olla paremini isegi. Ta ütleb seda, et kuidas me kasvame ülesse. Ta ütleb, et me kasvame ülesse rääkides tõde armastuses. Sest üks asi on see, et me võime rääkida nii-öelda tõde. Mis on tõde? Jumala sõna on tõde, eks ole? Me võime rääkida Jumala sõna teistele inimestele, aga me ei pruugi seda teha alati armastuses. Aga ta ütleb selle nii-öelda selle retsepti, kuidas üks vaimulik inimene hakkab kasvama, kui ta on tulnud Jumala kuningriiki, me oleme alguses kõik beebid, aga kuidas me kasvame ülesse kuni selleni, et me saame täismeheks Kristuse mõõtu mööda nii-öelda, on see, et me räägime tõde armastuses. Amen, väga huvitav. Väga huvitav, miks Piibel räägib nii palju sellest, et Jumala sõna olgu sinu suus. Amen, Jumala sõna olgu sinu südames, see olgu sinu mõtetes ja see olgu sinu suus. Miks? Sest kui me räägime armastuses Jumala sõna, see kasvatab meid, see paneb meid kasvama. Jumala sõna on see, mis meid kasvatab. Amen. Me peame armastama üle kõige Jumala sõna. Üle kõige. Amen. Sest et Jumal ja tema sõna on üks. Isegi see, et olla Jumalaga osaduses. Me vahest alati, kui me räägime sellest, et me peame võtma aega Jumalaga ja olema osaduses temaga. Üks osa sellest on jah see, et me suhtleme temaga. Aga üks väga oluline osa on see, et me oleme tema sõnaga osaduses, sest tema sõna on üks. Amen. Kui me loeme Jumala sõna ja mingid asjad nagu kuidagi, me nagu märkame midagi või me näeme äkki midagi, mida me ei ole enne näinud, siis räägi Jumalaga tema sõnast, talle meeldib see. Amen, ütle, isa, ma pole kunagi seda näinud. Appi, kui hea see on. Ja sa räägid isaga tema sõnast. Ja kui me loeme tema sõna, kui me uurime tema sõna ja ka jälle palve samamoodi, me peaks paluma Jumala sõna. Amen, sest ta ütleb, et kui me palume midagi tema tahtmist mööda, mis on tema tahe, tema sõnas on kirjas tema tahe, siis ta vastab meile, ta teeb seda, mis me oleme palumas. Nii et sõna peaks olema meie elu keskne osa. Amen. Keskne osa, me peaks armastama Jumala sõna. Sest et kui me oleme osaduses nii-öelda Jumala sõnaga, me oleme osaduses Jumalaga. Me oleme palumas Jumala sõna, me oleme suhtlemas Jumalaga. Amen. See kõik on omavahel seotud. Aga rääkides tõde armastuses, me kasvame üles. Ja jälle, lähme keerame 1. Peetruse kirja. Jumal kogu aeg toob pilte nii-öelda meile loomulikust maailmast, et me saaksime aru vaimulikest asjadest. Jeesus ka, kui sa loed evangeeliumeid, sa näed, kui palju ta kogu aeg räägib tegelikult sellest nagu loomulikust maailmast või loomulikest asjadest, aga ta toob kogu aeg oma lugudega pilte vaimulikust asjadest. Amen. 1. Peetruse 2. Ja ma loen 1. salmist. Ütleb, siis pange nüüd maha kõik kurjus ja kõik kavalus ja silmakirjatsus ja kadedus ja kõik keele kandmine ning himustage otse kui vastsündinud lapsed vaimsed täis piima, et te selle läbi võiksite kasvada õndsuseks või päästeks. Kui te olete maitsnud, et issand on helde, tulles tema juurde kui elava kivi juurde, mis küll inimeste poolt on põlatud, aga Jumala juures ära valitud ja väga kallis. Ja teiegi ehituge ülesse. Jälle ta räägib sellest, et me peaks himustama seda vaimset täispiima. Mis on jälle? See on Jumala sõna. Ja nüüd ta räägib sellest, et me ehituks ülesse või teise sõnaga me võiksime öelda, et me kasvaks ülesse. Amen. Ehituks ülesse kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks, ohverdama vaimulikke ohvreid, mis on Jumalale meelepärased Jeesuse Kristuse kaudu. Me peaksime himustama. Himustamine üldiselt on Piiblis väga negatiivne asi. Enamus me näeme Piiblis kogu ära himusta ja ärge himustage ja seda ja teist ja kolmandat. See on praktiliselt ainukene koht, kus Jumal ütleb midagi himustada. Ja see on tema sõna. Amen. Mis on see vaimulik täispiim. Ja jälle,
ta ütleb ning himustage. Mis see tähendab? Meie peame seda tegema. See on minu vastutus, et himustada seda sõna. Amen. Mitte keegi teine ei saa seda minu eest teha. Mina pean seda himustama. Kui üks väike beebi, ta on sündinud ja nüüd ta üldse ei karju. Tavaliselt beebid, kui neil on kõht tühi, nad hakkavad karjuma. On see, kuidas nemad väljendavad seda, et tahaks süüa. Ja nüüd, kui see beebi üldse ei karjuks ja kui keegi talle süüa ei annaks, sest et ta ei tee häältki, siis ta sureb ära. Amen. Ja kui meie ei himusta Jumala sõna, kui me ei himusta seda vaimset täispiima, siis me lõpuks võime ära surra vaimulikult. Me lähme Jumalast nii kaugele, me ei saa asjadest aru, me ei mõista asju. Sest et üks nagu asi, millega me võimegi beebisi nii-öelda nagu võrrelda, ongi see, et nad ei saa asjadest aru. Ta lihtsalt lamab seal kuskil oma voodi peal või selle mingisugune mängukand seal võib-olla ripub või käib ringi, on ju. See on tema ainukene võib-olla tähelepanu keskpunkt. Ta ei mõista mitte midagi, mis tema ümber toimub. Ta ei mõista maailma asjadest mitte midagi, ta ei tea mitte midagi. Ja me võime vaimulikult alguses, kui me sünnime Jumala kuningriiki, kas sa mäletad seda aega, kui sa said päästetud? Mina mäletan, ma ei mäleta, kui kaua see oli, aga ma mäletan seda, et alguses pastor viis jagada pika jutluse ja ma ei saanud mitte midagi aru. Mitte midagi. Mul ei ole meeles ka mitte ühtegi sõna nendest esimestest X-is periood jutlustest. Miks? Sest et ma ei saanud aru. Sest ma olin beebi. Ja me kõik alustame sealt. Amen. Aga me peame himustama seda sõna. Ja nüüd me hakkame kasvama. Nii et me peame ise, see on meie enda otsus, meie enda see tohutu tahe ja igatsus. Ma tahan seda. See on see, mida ma vajan. See on see, mida ma tahan. See on see, mis paneb mind kasvama. See on see, mis toob mulle. Sest et kui me kasvame Jumalas, me peame ühest asjad ka aru saama, et jälle me võime isegi öelda, et see on üks ühele, on vaimulikud ja füüsilised asjad vahest. Jumal on võib-olla meelega pannud need asjad niimoodi. Sest et kui seal on üks väike laps ja ta sünnib näiteks kuninga, meil on isegi tänapäeval, on ju, mõningad kuningad veel järgi jäänud. Ütleme, ta sünnib kuninglikku perekonda. Nüüd, olles see pisike beebi isegi, tegelikult kõik, mis kuulub sellele kuningale, tegelikult kuulub juba talle, sest et ta on järgmine pärija. Aga ta ei saa sellest mitte midagi veel kasutada. Miks? Sest ta ei jaga asju, ta ei mõista asju ja ta ei oska nende asjadega ümber käia. Amen. Sa ei pane beebit autorooli. Ta ei oska seal mitte midagi teha. Ta ei jaksa isegi seda rooli keerata. Rääkimata, ma ei tea, sellest kangist või mis iganes veel. Ta ei saa nende asjadega hakkama. Tema näeb vaeva, et oma pead hoida. Amen. Ja meiega on täpselt samamoodi. Seal on tegelikult, kui meie sünnime uuesti ja me tuleme nii-öelda, meid tõmmatakse välja sellest maailmast ja pannakse Jumala kuningriigi Kristusesse. Sellest esimesest hetkest peale kõik, mis on Jumala oma, kuulub meile. Kõik. Ja ometigi me ei saa mitte midagi sellest aru ja me ei oska seda kasutada ja seda nagu meil isegi ei olekski, kuigi ta on meie oma. Aga kuna me isegi ei tea, mis meile kuulub, siis me ei saa sellest osa ja me ei kasuta seda. Ja sellepärast Jumal tahab, et me kasvaksime üles. Miks? Sest mida rohkem me kasvame üles Kristuses, mida rohkem me hakkame mõistma neid vaimulikke asju, seda rohkem me saame nendest osa. Amen. Mida rohkem me näeme ja mõistame, me usu läbi saame need asjad enda ellu tõmmata ja käia nendes asjades. Amen. Sellepärast Jumal tahab, et me ei jääks beebideks, vaid et me kasvaksime ülesse. Aga meil on vaja siis himustada seda piima, et me võiksime kasvada. Lähme Heebrea kirja 5. peatüki. Heebrea 5 ja ma loen 11. salmist.
Paulus siis siin kirjutab, ütleb, et sellest oleks meil palju rääkida ning seda on raske sõnadega seletada, sest te olete läinud tuimaks kuulma. Sest teie, kes aja poolest peaksite olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõnade esimesi algeid ja olete saanud nende aruliseks, kelledele läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Sest igaüks, kes veel tarvitab piima, ei saa õieti aru õiguse sõnast, sest ta on alles laps. Aga täisealiste jaoks on tahke roog. Nende jaoks, kellede meeled vilumuse tõttu on harjunud vahet tegema hea ja kurja vahel. Me näeme siin, et neil oli üks probleem. Nad enam ei himustanud selle sõna järele. Nad olid tuimaks läinud. Neil ei olnud enam himu selle sõna järele. Ja mis juhtus, oli see, et Paulus ütleb, et aja poolest peaks olema õpetajad. Saad sa aru, see on nüüd see asi, kus võib-olla see füüsiline maailm ja vaimulik maailm ei lähe kokku. Sest et üks laps, eks ole, muidugi selles mõttes ikka, kui laps ikkagi ei söö, siis ta ei kasva ka. Aga vaimulikus mõttes on see, et sa võid isegi olnud kasvanud mingisse nii-öelda tasemesse vaimulikult. Aga kui sa nüüd lõpetad selle sõna järgi himustamise, kui sa nüüd lõpetad selle, et sa igatsed selle sõna järele ja et sa igatsed kasvada, et sa igatsed rohkem saada Kristuse sarnaseks ja mõista need vaimulikke asju. Nüüd mitte ainult see, et sa ei jää püsima, sa ei jää seisma, vaid sa hakkad minema jälle nii-öelda sellesse beebiseisusesse tagasi. Kus Paulus ütleb, teil on vaja jälle piima. Jumala sõna esimesi algeid. Neid esimesi asju, mis te kuulsite. Nii et kui me nii-öelda ei janune enam selle Jumala sõna järgi ja Jumala asjade järele, siis tegelikult meie olukord on päris kehva. Amen. Sest mitte ainult see, et me ei kasva enam, vaid me lähme tegelikult tagurpidi. Ja nüüd, kui me oleks pidanud aja jooksul, sest et jälle mõned mõtlevad seda, et ma olen 30 aastat koogutses käinud. Ma olen väga küps kristlane. Ei pruugi olla. Ei pruugi olla. Keegi, kes on võib-olla käinud 3 aastat, võib olla sinust 10 korda ees. Miks? Sest tema on himustamas. Aga sina ei ole enam. Ja sa oled tegelikult vaimulikult läinud tagasi isegi. Ja sa oled läinud nii-öelda nagu miinusesse. Ja see on kurb koht, kus olla. Isegi pastor Nancy Dufresne on rääkinud, kuidas ühes saates ükskord küsiti tema käest, kuna kõik teadsid, et tal abikaasa lahkus väga ootamatult. Ja küsiti tema käest see küsimus, et pastor Nancy, et mis on olnud sinu elu kõige nagu pimedam päev, kõige mustem päev. Ja ta ütles, et see oli aru saada, kuhu nad tahavad sihtida selle küsimusega. Ja ta ütles, et see päev, kui minu abikaasa lahkus ja läks ära taevasse, ei olnud minu kõige mustem päev. Ja ma ei saagi öelda, et mul on olnud kõige mustem päev, vaid mul oli kõige mustem periood. Ja see oli see periood, kui ma ei mõistnud Jumala asju. Miks? Sest et sa oled igasuguste jamade sees. Amen. Ja isegi inimene, kui ta on kasvanud mingisse tasemesse vaimulikult, ta on võib-olla juba mõistmas isegi, aga nüüd, kui ta kuidagi, ta on nagu see isu läheb ära ja ei himusta enam Jumala asjade järel, sõna järele, siis ta võib jõuda jälle kohta, kus tema elu on väga kibe. Miks? Sest et vaimulikud tõed ja asjad on täiesti jälle kuidagi suletud tema jaoks. Ta ei mõista enam asju, ta ei saa aru, ta teeb otsuseid nagu valest lähtekohast. Kas oma emotsioonidest, olukordadest, oma hingest, mis iganes asjade põhjal, aga mitte Jumala sõna põhjal. Ja mitte selle põhjal, mis Jumal on ütlemas. Ja see on üks väga jama koht, kus olla. Nii et Jumal tahab, et me kasvaksime ülesse. Ja et me ei lõpetaks seda janunemist Jumala sõna järele. Me ei tohiks kunagi jõuda sellesse punkti, kus me enam ei himusta Jumala sõna.
Sest et ilma selleta meie elu läheb kibedaks. Sest Jumala sõna on meie elu. Amen. Ilma selleta me ei saa. Ja jälle, kui me isegi mõtleme loomuliku maailma, siis kui näiteks ühel lapsel, ta on kasvanud, no ütleme, seal on mingi 2-aastane laps, 2-3-aastane laps ja ta on nagu arenenud normaalselt. Ja nüüd äkki ta enam ei räägi, ta kuidagi käitub imelikult. Mis siis on? Vanemad kohe võtavad lapse, lähevad arsti juurde. Nad lähevad kas logopeedi juurde või kellegi juurde. Mida ma pean tegema, et aidata seda last, et ta võiks areneda normaalselt. Sest et see ei ole normaalne. Amen. Ja kahjuks vaimulikult on väga paljud kristlased seal, kus nad mingil hetkel on nagu stopp ja nad hakkavad tegelikult tagurpidi minema. Ja sellepärast see on nii oluline, et me kunagi ei lõpetaks himustamist Jumala sõna järele. Me peame selle ise üles õhutama enda sees. Amen. Eriti meie need, kes me oleme olnud aastakümneid juba Jumala kuningriigis. Sest jälle, Jumal on nii palju panustanud meie ellu. Jumal on nii palju teinud meie elus. Ja kui me nüüd kuidagi viisi laseme lihtsalt asjad minna ja ütleme, et teised asjad on huvitavamad, teised asjad on põnevamad, siis see on peaaegu nagu Jumalale näkku sülitamine. Ta on nii palju teinud meie jaoks. Me ei tohiks kunagi lõpetada igatsust ja janu tema järele, tema sõna järele. See, mis meid kasvatab, see, mis meid viib edasi, et me jõuaksime sinna lõpp-punkti, sellesse Kristuse täiuse, täisea mõõdu sisse. Amen. Et me oleme nagu Kristus. See on meie eesmärk. See on meie eesmärk. Lähme keerame apostlite tegude raamatusse ja teise peatükki. Apostlite teod ja 2. See on siis see, kui oli 4 pühipäev ja Peetrus tõuseb üles ja jutlustab selle tulise jutluse. Ja me teame, et 1000 said päästetud. Ja loeme 42. salmist, ütleb, et aga nemad jäid. Kes nemad? Need, kes said päästetud. Nemad jäid alati apostlite õpetusse ja osadusse ja leivamurdmisse ja palvetesse. Nad jäid. Nad jäid. Amen. Nad jäid. Me peame jääma sellesse õpetusse ja osadusse ja ka palvetesse, leivamurdmisse. Me peame jääma, sest et kui me ei jää, kui me astume sellest kohast välja mingi hetk, siis meil ei lähe hästi. Kui me tahame täita Jumala plaani, siis me peame jääma. Nii kui nad said päästetud, jäädes Jumala sõnasse, jäädes sellesse õpetusse, nad hakkasid kasvama. See on Jumala eesmärk. Amen. Et igaüks, kes tuleb Jumala kuningriiki, et ta jääb sellesse õpetusse, et ta võiks nüüd kasvada, et ta võiks hakata arenema. Ja me peame mõistma seda ka, et beebid, kui inimene saab päästetud, see on normaalne, et ta ei tea asju. See on normaalne, et ta ei mõista. Amen. See ei ole enam normaalne, kui inimene on käinud 10-20 aastat koguduses. Siis ei ole enam normaalne. Ja vahest on see, et me tahame ikka kuidagi viisi, et no pole viga ja saad ikka hakkama ja palvetame ikka sinu eest ja tegelikult see ei ole okei. See ei ole okei, sest et meie tahe peaks ka olema see, et inimene hakkaks kasvama. Sest et kui ta jääb sellesse kohta, siis tema elu on kibe. Mis kasu sellest on? Jääda beebiks. Amen. Nii et kui inimene on tulnud Jumala juurde alles, siis see on normaalne. Siis me aitame teda, toetame teda, palvetame temaga koos, räägime talle asju, et ta võiks mõista, et ta võiks näha. Amen, see on normaalne. Ja jälle, et beebid tegelikult isegi, ütleme loomulikus jälle elus, me teame, beebi on väga isekas. Ja tema kogu maailm keerleb tema ümber. Tal on üks puha sellest, et ta nii-öelda keset ööd ajab su ülesse. Isegi kui seal ei ole nagu suurt põhjust. Ma ei tea, oli natukene pahas asendis.
või ma ei tea, mähe pigistas kuskilt siit. Ja siis ta hakkab kohe nutma, keset tööd. Ta ei hooli. Ta ei ütle seda, et kui ema läheb sinna voodi, et oi, beebi, oi, pisikene, et mis sul nüüd on ja hakkab vaatama selle beebi. Oi, emme, palun anna andeks, et ma ajasin su üles. Ei, sa ei kuule sükest asja. Sest et ta on isekas. Ta on lihalik. Ja ta kogu elu keerleb tema ümber. Amen. Beebi ei ole see, et kui tavaliselt ka jälle, miks nad karjuma hakkavad, kui mähe väga täis igasugust kraami. On ju nii? Beebi kunagi ei mõtle, et okei, ma ei pööra tähelepanu sellele, mis ma tunnen. Ma ei pööra sellele tähelepanu. Ei, ta teeb kindlaks, et kõik kuulevad ja kõik teavad, et temal on ebamugav. Ja midagi peab muutuma. Ja tulge ruttu ja muutke seda. Sest ma tahan, et mul oleks mugav, et mul oleks kuiv, et mu kõht oleks täis. Ja beebid on isekad. Ja tihti ka inimesed, kui nad tulevad kogudusse, siis me peame sellega arvestama. Nad on vaimulikud beebid. Ja tihti peale tundub, et kogu elu peaks nende ümber käima. Aga jälle, kui inimene on olnud aastaid koguduses, siis ta ei tohiks enam seal kohas olla. Amen. Sest et Jumal eeldab seda, et me kasvaksime ülesse. Selles sõna varal. Amen. Et me kasvaksime üles, et me kasvaksime kohta, kus mitte nüüd see, et kõik peavad minu eest hoolt kandma ja kõik peavad minu eest palvetama ja kõik peavad mind poputama ja kõik peavad mulle head sõna ütlema, vaid et ma saan teha nüüd seda teistele. Sest ma saan ise oma eluga hakkama. Amen. Ma palun ise enda eest. Kui mul on madal hetk, ma lähen ise Jumala ette ja õhutan ennast ülesse. Amen. Kui mul on vaja vastust, ma lähen ise Piiblisse ja lähen otsin, mida Jumala sõna ütleb mulle. Jumal ei taha, et me jääme sellesse kohta. Me sünnime küll sellesse kohta, aga me ei tohiks sellesse jääda. Me peaks hakkama kasvama. Lähme 1. Korintuse kirja. 1. Korintuse 3. peatükk. Paulus ütleb, et ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, kui väetimaile lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei talunud sellal ega talu veel praegugi. Te olete ju alles lihalikud, sest kui teie seas on kadedust ja riidu, eks te ole siis lihalikud ja eks te käitu inimeste taoliselt. Nüüd siin on Korintuse kogudus ja see on hämmastav, sest et kui sa tead, kui sa oled lugenud Korintuse kirja, 2 kirja, sa näed seda, nad olid väga innukad. Nad olid väga innukad. Vaimuannid olid toimimas nende koosolekutel. Nii, et Paulus pidi neid isegi korrigeerima. Stopp nüüd. ärge nagu tõuske mitu tükki nagu korraga üles ja hakake keeltes sõnumeid andma või profeteerima. Korra järgi, mehed, korra järgi. Ta pidi neid korrigeerima. Miks? Nad olid nii innukad. Igasugused asjad toimusid nende koosolekutel. Vaimsed asjad. Ja ometigi Paulus ütleb, te olete alles väetimad lapsed ja teil on vaja alles piima ja ma ei saa anda teile tahket rooga. Mis see tähendab? Sa ei saa beebile anda piistekki suhu. Ta ei suuda seda närida, ta ei suuda sellega hakkama saada. Ja seal on teatud inimesed, kui nad ei ole kasvanud, siis mingid teemad ja asjad on nende jaoks nagu, mis asi see on? Nad ei saa sellega hakkama. See ei jõua neile kohale, sest nad ei ole selles kohas. Amen. Ja sellepärast ka isegi, kui sa ise ka puutud kokku inimestega, alati mõtle või saa teada, kus nad on oma vaimulikus kasvus. Amen, sest et kui sa hakkad rääkima kellelegi, kes on täiesti nagu beebi vaimulikult ja sa hakkad rääkima talle suuri mingisuguseid sügavaid vaimulikke asju, siis sellest ei ole mingit kasu. Sa topid talle mingisugust barbecue ribi suu ja see jääb talle siia kurku kinni. Amen. Nii et me peame teadma, kus inimene on ja mida me saame talle anda. Mis teda aitab? Sest et sellele beebile on vaja mida? Piima. Väga ja tasapisi, vähehaaval. Aga ma mäletan
Ja tegelikult vaimulikult see on see sama, mis ta räägib ka, et me peaks himustama seda vaimulikku piima või seda rooga, eks ole. Ja ma mäletan, kui mul üks poiss ka, ta oli vist, ma arvan, kuskil pooleaastane. Ja kui esimest korda ma andsin proovida talle musta leiba. Panin niimoodi marli tutsaka sisse, musta leiba ja siis surusid suhu ja siis ta hakkas lutsutama seda. Ja see on nii lahe, kui sa näed selle beebi, kes on saanud ainult piima ja ta on kasvanud teatud, eks ole, nüüd vanusesse. Aga nüüd mingis hetkes sellel beebil ka sellest piimast enam ei piisa. Tal ei piisa enam sellest. Ja nüüd, kui ta saab maitsta seda päris toitu, siis see reaktsioon on alati, siis silmad lähevad nagu tõllaratud. Kõik ihu hakkab pärisema, sest et see on midagi, mida te ei ole mitte kunagi enne kogenud. Ja see on nii hea. Ja siuke tunne, et miks sa oled must seda eemal hoidnud. Aga seal on hetk, kus ta ei saa sellega hakkama. Aga seal ta jõuab sellest ikka, kus nüüd tal ei piisa enam sellest piimast. Nüüd on vaja anda midagi enamat. Amen. Ja Jumala sõnaga on samamoodi. Seal on teatud asjad, mis me saame alguses, kui me oleme beebid. Me teame ka, et kui kogudusse tulevad uued inimesed, tihti tehakse nii-öelda neid nooremate kristlaste klasse. Ja see on õige, sest et neil on vaja teatud aluselisi asju, amen, et nad võiksid edasi hakata minema ja edasi kasvama, et nad saaksid rohkem ja rohkem, amen, et saaks lisatud kogu aeg. Nii et see füüsiline maailm ja vaimulik maailm on väga paljudes asjades hästi sarnased. Aga jah, et see Korintuse kogudus hämmastab, nad liikusid vaimu endides, igasugused asjad toimus ja ometigi. Paulus ütleb, et te olete alles lihalikud. Teil on vaja alles piima. Nii et jälle me jõuame selle asja juurde. Kui me näeme isegi nii-öelda vaimulikke asju juhtumas koosolekutel või kas või kus kristlased on koos, see pruugi alati koosolek olla. See ei tähenda, et need inimesed on alati vaimulikult küpsed. Ära lase ennast petta. Amen. See ei tähenda, et see inimene on vaimulikult küps. Jumala vaim võib liikuda kelle iganes läbi. Amen. Nii et me ei tohi lasta ennast petta, et me mõtleme, et vau, see inimene profeteerib, see on vaimulikult nagu vau. Ei pruugi. Ei pruugi. Ja isegi see profeteering ei pruugi olla 100% nii-öelda Jumala südamest tulnud. Amen. Nii et me ei tohi olla nagu teadmatuses sellistest asjadest. Lähme keerame Rooma 12. peatüki. Ma rääkisin seda, et beebid, nende peaaegu ainukene suhtlusviis on see, et nad nutavad. Või karjuvad. Kui midagi ikka ei meeldi ja kui midagi ei sobi ja kui kuskil on ebamugav, siis kisa on lahti. Me ei tohiks nii olla. Amen. Kui me kasvame, mida rohkem me kasvame Jumalas, siis tegelikult me peaksime saama tugevamaks ka oma hinges. Amen. Jälle, kui me loeme siin Rooma 12:1, ta ütleb, mina manitsen teid nüüd vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumalale meelepäraseks ohvriks. Mis tähendab, me peame oma ihu andma milleks? Ohvriks. Amen. Mis oli tol ajal ohver tavaliselt? See oli ohver. Veri välja. Altarile. Põlema. See oli ohver. See on see, mida me peame tegema oma lihaga. Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane täieline tahtmine. Need kaks väga olulist asja, mis kristlane peab tegema. Me peame oma liha nii-öelda täielikult alistama oma vaimule. Ja me peame uuendama oma meeled.
see on nii oluline selles kasvuperioodis, et me tegeleme oma liha ja oma hingega. Sest et kui me oleme juba aastaid käinud koguduses ja me ikka oleme see, et mis iganes keegi ütleb midagi natuke, keegi kuskil võib-olla selles mõttes, et mingid väiksed asjad, mis kuidagi keegi ütleb või teeb ja kuidagi me tunneme ebamugavalt või see ei meeldi meile, et me hakkame kohe kisama. Ja ma ei räägi nagu selles mõttes, me oleme kõik täiskasvanud, et me ei hakka kisama, aga ma räägin seespidi. Ja vahest inimesed hakkavad nutma. Vahest naisterahvad on tihti rohkem emotsionaalsed. Ja see on koht, kus me peame kasvama ülesse. Amen. Me peame enda emotsioone taltsutama. Jumal on andnud meile emotsioonid ja tunded. Ja Jumalal on endal emotsioonid ja tunded. Sa näed seda Piiblist väga selgelt. Jumal naerab, Jumal võib vihastada, Jumal võib väga vihane olla. Ta on väga hell samas, armastav. Tal on tunded, tal on emotsioonid, aga ta hoiab neid raamis. Amen. Seal on Piiblis võib-olla mõni koht, kus Jumal oli väga piiri peal, väga piiri peale viidud, kus ta juba umbes niimoodi, et Mooses, astu kõrvale ja ma lihtsalt pühin nad kõik minema. Ja ma arvan, kui Mooses ei oleks astunud müüriprakku Iisraeli rahva eest, Jumal oleks nad ära pühkinud. Ta oli nii viimase piirini viidud. Ja ometigi. Ja jälle üks väga oluline asi, mida Mooses jälle tegi, ta tuletas Jumalale meelde, et ta oli teinud lepingu oma rahvaga. Ja kui sa hakkad Jumalale rääkima lepingust, siis on kõik. Kõik. Sest Jumal on lepingu pidaja Jumal. Amen. Aga need emotsioonid, me peame kasvama üles ja õppima taltsutama oma emotsioone. Amen. Me ei tohi olla, ma ei tea isegi eesti keeles head vastad, see touchy. Õrnuke. See ongi see, et keegi midagi ütleb, keegi midagi teeb, keegi kuidagi, isegi see, et ta võib-olla ei mõtlegi seda, mida sina võib-olla mõtled. Aga kohe sa oled liimist lahti, sa oled emotsionaalselt maas, siuke tunne, et keegi minust ei hooli ja keegi mind ei armasta, mis ma siin üldse tulen ja keegi mind ei taha. Ja kui me oleme käinud Jumalaga juba aastaid, see ei ole okei. See ei ole okei. Ja me peaksime tegelikult ka üksteist selles nagu aitama, et me ei tohiks poputada sellist asja. Kui me näeme üksteises ja me teame, et me oleme tegelikult, me peaks olema, nagu Paulus ütles, te peaks olema tegelikult aja poolest õpetajad. Aga nüüd ma pean jootma teile piima. Miks? Sest et teil on ära kadunud see isu ja himu Jumala asjade järele, Jumala sõna järele. Et isegi aitama üksteist ja me peame vahest leidma endas selle julguse, sest me kunagi ei taha olla inimestega otsekahesed. See ei ole mugav, aga me peame olema vahest. Sest et me ei tohi lasta. Mul tuleb meelde üks lugu. See on ideaalne, kui üks inimene õpib seda juba väiksest peast. Ja kes iganes on lapse vanem, te teete oma lapsele tohutu heateo. Kui te õpetate oma lapsi maast madalast, et nad õpivad kontrollima oma emotsioone. Ja mul tuleb meelde üks lugu, üks õpetaja ametis olev inimene, Kai Taining oli ta nimi. Ameerika Ühendriikides ta käis Paides meil mõned korrad õpetamas Jumala sõna. Ja tema rääkis oma perest loo. Tal oli siis 2 tüdrukut, tütart oli ja üks tütar oli sel ajal oli 3-aastane. Ja ta rääkis just, kuidas üks hommiku tüdrukutel oli magamistuba oli 2. korrusel, üleval trepp läks ülesse. Ja hommikul vaatab, tuleb sinna nagu trepi juurde ja see 3-aastane tütar seisab seal üleval trepi peal juba. Ma ei taha, ma tahan. Noh, nagu väiksed lapsed on, ma tahan, ma ei taha, eks ole. Mitte midagi aru ei saa, mida sa siis tahad või mis sa ei taha. Ja niimoodi seal nii-öelda tujutseb seal trepi peal, eks ole. Ja isa ütles talle kohe, ütles, et
Grace oli selle tüdruka nimi, ütles, et Grace, nüüd sa lähed oma tuppa ja sa enne sealt välja ei tule, kui sul on hea tuju. 3-aastane. Ja tüdruk läks oma tuppa, läks mingi 10 minutit mööda, tuleb trepist all, naerum näo peal ja nii peakski olema. Nii peakski olema. Ja kui laps õpib seda juba väiksest peast, ta elu on nii palju lihtsam. Ta elu on nii palju lihtsam. Sest et kui me oleme juba täiskasvanud ja me ei suuda taltsutada oma emotsioone, me võime ise endale nii-öelda produtseerida igasuguseid olukordi, mis ei ole mugavad ega ilusad ega head. Amen. Nii et see, et me õpime, nagu ta ütleb ka, et ärge muutuge selle maailma sarnaseks. Maailm on sassis omadega. Kui sa vaatad ringi, inimeste elud on just, nad on vared. Vahest sa vaatad inimesed, nad on vared igate pidi. Emotsionaalselt, füüsiliselt, mis iganes. Nad ei usalda enam kedagi, nad ei usu enam kellessegi ega millessegi. See on kohutav, kus kohas inimesed elavad tegelikult ilma Jumalata. Ja ta ütleb, ärge saage maailma sarnaseks. Meil on keegi, keda me saame absoluutselt usaldada. Absoluutselt. Iga sõna, mis on siin kirja pandud Jumala sõnas, me saame seda 100% usaldada. Teades ta ei valeta mitte kunagi. Mitte lihtsalt, et ta ei valeta, ta ei saa valetada. Muidu ta ei oleks enam Jumal. Amen. Me võime usaldada teda absoluutselt 120%. See on nii kindel, kuhu oma elu nii-öelda toetada. Nagu ta räägib ka sellest 2 erinevast inimesest. Üks ehitas liivale oma elu nii-öelda, teine ehitas kaljule. Kalju on Jumala sõna. Amen. Kui me ehitame oma elu Jumala sõnaga, Jumala sõnale, see on kõige kindlam koht, kus elada. Amen. Kui me ehitame emotsioonidele ja tunnetele ja olukordadele, teistele inimestele, me kukume kokku varem või hiljem. See tuleb varem või hiljem mingi olukord meie elus, kus see alus see püsi, see pea, see on nii liikuv, see on nii muutuv. Amen. Me peame ehitama Jumala sõnale. See on meie kindel alus. Nii et emotsioonid ja meie hing. Sest et ta räägib sellest, et ärge muutuge siis maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Jälle me jõuame selle juurde, see meele uuendamise teel, millega Jumala sõnaga. Amen. Et me mõtleksime Jumala sõna. Jumala sõna peab olema meie südames, meie mõtetes, meie suus. Sest kui sa hakkad jällegi analüüsima, siis tegelikult mida me oleme uskumas, see on see, mida me mõtleme. Amen. Me ei usu tegelikult kunagi üle selle, mida me mõtleme. Sa ei saa uskuda seda, et Jeesus on teinud mind terveks oma vermete läbi ja tegelikult mõelda hirmu ja kartuse mõtted, et oi, mul on see haigus ja mul on too haigus ja mul on need sümptomid ja näe, sellel oli ka. Ja sa ei saa seda teha. See, millele sa mõtled, see on see, mida sa usud. Amen. Ja sellepärast on nii oluline, miks me peame oma meeled Jumala sõnaga uuendama ja mitte olema selle maailma sarnased. Ja jälle, et me ei tohi lasta oma hingel, oma emotsioonidel meid juhtida. Ja ka mitte lihal muidugi. Miks? See on lihalik eluviis. See on lapsik eluviis. Amen. Laps, kui ta midagi tahab ja ei saa, siis ta teeb tramburaid. Ma arvan, me kõik oleme näinud. Poes kuskil. Lettide vahel. See on kole pilt. See on kole pilt. Ma olen näinud mingi väike põnn, kes istub seal see, mis on need poekärud, eks ole, sinna pannakse istuma see väike laps. Nad on üsna põnnid seal. Ja see vanem peab kärutama selle käruga mööda poodi ja see laps röögib sul seal lihtsalt. Ja vanem ei oska mitte midagi taga peale hakata. Miks? Sest et ta ei ole treeninud oma last.
Ja vanem teeb tegelikult oma lapsele totaalse karuteene. Miks? Sest et see laps õpib ja saab treenitud. Et kui ma tekitan tramburait, siis ma saan seda, mis ma tahan. Ja ta ei tule kunagi sellest kohast välja, et ta ei oleks isekas ja et maailm ei keerleks tema ümber. Miks? Sest et vanemad treenivad teda selliseks. Miks Piibel ütleb, et kui me karistame oma lapsi, kui me ei lase neil teha selliseid asju, siis me armastame neid. Absoluutselt. Sest et sel lapsel on kogu tema elu, mis on tema ees, palju lihtsam, kui ta oskab kontrollida oma emotsioone ja oskab arvestada teiste inimestega. Ja saab aru, et kogu maailm ei ketra tema ümber. Tema ei ole maailma naba. Amen. See tuleb heaks sellele lapsele kasuks. Vaatame õpetussõnades paar kirja kohta ja siis me lõpetame. Keerame 22. peatüki õpetussõnades. Liiga palju asju siin piibli kokkuvad. Õpetussõnade 22. Ja ma loen siit 24. salmist. Ütleb, ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega, et sa mitte ei harjuks tema viisidega ega valmistaks püüde paela oma hingele. Ma loen sulle selle laiendatud tõlkes ka. Õpetussõnade 22 ja 24 ja 25. Ütleb, ära isegi käi läbi inimesega, kes laseb tulla vihapursetel ja ära salli tulise iseloomuga meest. Või sa õpid tema distsiplineerimatuid viise ja paned ennast lõksu situatsiooni, kust on raske pääseda. Miks on oluline ka, et me ka koguduse sees ka, et me märkaks selliseid asju selles mõttes, et kui me teame, et inimene on ikkagi, ta ei tohiks enam olla selles kohas. Me peame üles kasvama. Me ei tohi lasta teatud asjadel enda ellu jääda. Miks? Sest et see takistab Jumala tööd meie elus. Ja pluss, kui me käime läbi selliste inimestega, mis ta ütleb siin? Kui sa käid läbi sellise inimesega, sa õpid tema distsiplineerimatuid viise. Mis see tähendab? Sa muutud ise distsiplineerimatuks. Ja ta ütleb, et sa paned ennast lõksu situatsiooni, kus on raske pääseda. Jamadesse olukordadesse. Lihtsalt sellepärast, et sa ei distsiplineeri ennast. Ei oma hinge ega oma ihu. Amen. See on oluline, me kasvaksime ülesse. Ja õpetussõnade 29. Ja salm 22. Viha pidav inimene õhutab riidu ja raevutsejal on palju üleastumisi. Ütleb ka jälle inglise keeles, et tulise iseloomu, et distsiplineerimata mehel on palju üleastumisi. Sa näed seda, et kui me ei kontrolli ennast, kui me ei kontrolli oma hinge, oma ihu, siis me teeme pattu. See on võib-olla ilus sõna siin, et on palju üleastumisi. Aga see ongi see, et me teeme pattu tegelikult Jumala ees. Ja jälle mitte, kunagi ole see, et Jumal vihkaks meid sellepärast, et me teeme midagi valesti. Ja muidugi, kui me saame aru, et me oleme midagi valesti teinud. Kui me saame aru, et ma olen andnud järgi millelegi, mis ei ole okei ja mis ei ole õige. Me peame andeks paluma, kohe. Ja jälle, mis Jumal ütleb, kui me tunnistame oma patud, tema nustab, tema on õige. Amen. Ta puhastab meid kõigest ülekohtust. Ja kõikidest pattudest ja Jeesuse veri peseb meid. Aga jälle, et me ei tohi jääda sinna. Me ei tohiks olla rahul sellega, et need asjad on pidevalt jälle tulevad esile meie elus. Kui me märkame seda oma elus ja me oleme ikkagi, me ei ole enam beebid, nii öelda. Me ei ole eelmine nädal tulnud Kristuse juurde.
või isegi mitte pool aastat tagasi, siis kui me näeme neid asju oma elus, siis me ei tohiks neid asju sallida, me ei tohiks lasta nendel, me ei tohiks olla lihtsalt ma olen selline. Ei, sa ei ole selline. See on sinu hing. See on sinu liha, mis on tõmbamas. Ja mida see näitab lihtsalt, et sa oled vaimulikult nõrgaks jäänud. Sest et kui me oleme vaimulikult nõrgad, nüüd meie hing ja meie ihu karjub kõvemini kui meie vaim. Meil on vaja kasvada üles, meil on vaja himustada Jumala sõna järele. Miks? Sest et see teeb meid tugevaks. See kasvatab meid. Amen. Et me suudame ära panna need lihalikud viisid ja lihalikud teod. Amen. Ja jälle, kus me alustasime? Kristus on meie mõõdupuu. Meie kasvamise mõõdupuu. Amen. Me peaks vaatama Kristuse poole. Kuidas Kristus elas? Kuidas ta käitus? Kuidas ta tegutses? Amen. Jeesus ei olnud kunagi, sa ei näinud kunagi Jeesust, et me teame seda, et Piibel ütleb väga selgelt, et see oli tema nii-öelda hea komme, et ta läks hingamispäeval pühakotta. Jeesus käis koguduses iga nädal. See oli tema komme. See oli üks hea komme. Ja nüüd sa ei näe ühtegi korda, kus Piibel ütleks seda, et Jeesus saadab oma jüngritele sõna, et poisid, täna ma ei tule. Ma jään täna voodisse. Variserid jälle ütlesid nii halvasti minu kohta. Ei, tal ei olnud hingehaavu, sellepärast, et keegi kogu aeg, variserid kogu aeg ütlesid talle halvasti. Kogu aeg, mitte ainult ei öelnud, nad tahtsid teda tappa. Kõõta ette sind veetakse, sa jutlustad pühakojas ja sind lihtsalt kraabitakse sealt välja, veetakse kuskile kalju äärele, tahetakse alla lükata. Jeesus ei olnud hingehaavadega järgmine päev voodis. Miks? Sest ta oli üles kasvanud. Amen. Kujutate ette, et Jeesus valmistus oma teenimistööks 30 aastat. Ta treenis. Me teame, Piibel ütleb, et ta oli 12-aastane poiss. 12-aastane poiss ta istus seal templis ja rääkis nii-öelda nende kirjatundjate ja nendega, kes tundsid Jumala sõna ja nad olid hämmingus, kui hästi ta tundis Jumala sõna 12-aastasena. Ta oli valmistumas, ta armastas Jumala sõna. Amen. Ja ta kasvas. Kasvas täieks meheks, kasvas sellesse kohta, kus ta oli valmis minema meie kõikide eest ristile. Amen. Ja teostame Jumala tahet. Meil on vaja kasvada ülesse, hoides oma silma ees Kristust. Tema on meie mõõdupuu. Amen. Mitte olema niisugused õrnukesed ja nõrgukesed. Ei, me peaks mõnes mõttes, me peaks isegi nagu vihkama nõrkust enda sees. Amen. Nii kui me saame aru, et mingi asi, midagi jälle torkas või tegi haiget või, siis me peaks kohe, ei, ma ei võta seda vastu. See ei ole osa minust, see ei kuulu mulle. Miks? Sest et Jumal on teinud mind tugevaks. Amen. Ja me peaks ennast suutma üles õhutada Jumala sõnaga ja tõusma püsti, mis iganes meie vastu ei tule. Amen. Ja tahtma olla tugevad temas ja tema tugevuse jõus. Ja see on võimalik. Ta pakub meile seda. Amen. Aga üks oluline asi, et me peame himustama seda vaimset täispiima, seda Jumala sõna, mis meid kasvatab. Amen. Mis teeb meid tugevaks, mis annab meile arusaamist ja mõistmist Jumala asjadest. Amen. Hoides Jeesust silma ees. Amen. Täna lõpetame.